Viru malev on sellel kevadel korraldanud Ruti õppeväljakul 3 riigikaitselagrit. Kuidas on teil läinud? Meil on läinud väga hästi, õpilased on rahul olnud nii kõigi tegevustega, mis me oleme teinud, kui ka muude asjadega, näiteks toit ja üldine eluolu. Et neil on olnud põnev ja soovitakse tulla ka järgmist aastatel tagasi uuesti laagrisse. Et seda on nagu palju küsitud ja vastavalt võimalusele siis me ka seda ikkagi võimaldame. Aga peamine tähtis on ikka need õpilased, kes on teooria osa läbinud, et neile anda see võimalus käia laagris ja praktiliselt siis oma oskusi arendada, omandada ja ka siis kinnistada neid. Laagris on olnud üksjagu instruktoreid, nad on erinevatest kohtadest. Kust Viru malev endale instruktorid leidis? Põhikoht, kus me instruktorid võtame, on ikkagi oma malev. Kindlasti me kaasame ka ajateenijaid, et anda seda nüanssi juurde laagrile ja vahetud kogemust õpilastele, et milline see ajateenistus, kuidas välja näeb, mida seal tehakse ja muidugi riigikaitseõpetajad ise, kes siis ka panustavad laagri läbiviimisse vastavalt oma võimalustele ja kogemustele. Kuni selle kevadeni olid riigikaitselaagrid või riigikaitseõpetus vabatahtlik. Nüüd alates selle aasta sügisest on see kohustuslik. Milleks riigikaitseõpetus ja sealhulgas ka riigikaitselaagrid on noortele vajalikud? Need on vajalikud, et üldse mõista, mis see riigikaitse on, miks on oluline meie riigi jaoks, et seda teada, mis on nende ülesanne selles riigikaitses ja mis on nende võimalused edaspidi, kuidas panustada, et nad ei jääks sellest riigikaitsest tulevikus välja. Ruti õppeväljakul on aastate jooksul väga palju noori läbi käinud, just riigikaitselaagris. Oskate võrrelda, kui palju on muutunud senise aja jooksul noorte suhtumine riigikaitsesse ja kui palju on muutunud kaitsetahe? Olles riigikaitsega seotud siin Ruti väljakul just alates juba 2000 algusest, siis tegelikult on näha, et see tase on suht tegelikult ühtlane. Et see on väga selles mõttes kõrge, neil on tahe, nad tahavad selle laagrisse tulla, neile väga meeldib ja nad lähevad ära siit suurema, võiks öelda siis kaitsetahtega või valmisolekuga. Kas minna ajateenistusse või siis tulla Kaitseliitu ja pärast ajateenistusse jääda üle ajateenijaks.